tere hea vaataja, Toots olen. Täna avame taas kord pakki, mis on tulnud kaugelt Hiinamaalt, nagu ikka need avatavad pakid siin olnud on. Ja seekord on siis tegu pisema isendiga, siinsamas ta siis laua peal on ja üsna kerge teine. Sai ta tellitud vastavalt vajadusele, nagu me üldjuhul ikka asju tellime üldjuhul. Ja on ta siis seoses selle kodukontori teemaga ehk siis pandeemiaga ja koroonaga, mis meil siin vahepeal nagu usinalt möllas. Nüüd on selle kodukontoriga nii nagu ta on, et on ta päevakorrast maas, aga kunagi ei tea, millal ta jälle võib tagasi tulla, vähemalt lubatakse või ähvardatakse, et tuleb. Teeme lahti selle paki, vaatame, mis siin sees on. Tuli ta tegelikult üsna kaua, üle 2 kuu, ma võtan korras, mis see kuupäevaks oli, mis ta tellitud sai. 30.03 ja täna on meil juba 6. kuu algus, ehk siis üle 2 kuu ikkagi tublisti, mõned nädalad isegi peale. Ja ei maksnud väga palju, nii et nagu ikka Hiinas 7.87 on hind, aga vaatame, mis siin sees on. Selline pisik ja kerge, loodetavasti mitte midagi sellist, mida kohe puruks saaks lõigata. Ja tegelikult huvitav asi nende Hiina asjade juures on see, kas sa saad selle asja, mis sa nagu tellisid ka või kuidas sul selle tellimusega läheb, kas on nagu seda aega, pigem aega, sest raha väärt need asjad on ikkagi suuremas enamuses, sest kogu maailm ju saab oma kauba Hiinast lõpptulemusena või algtulemusena hakkab see asi sealt liikuma, et kas see nagu seda ootamist väärt on. Vaata, siin on isegi seekord pandud selline tore kart kaasa paberist pakk, üldjuhul nad kipuvad tegema sedasi, et viskavad lihtsalt kuhugi kilekotti, kilekotti iseenesest on tühi, see traditsiooniline liigutus tuleb ka ära teha. Läks ära ja ma ei tea, kui hästi see kaamera nüüd välja võtab, korra klikkan omal selle asja siit poolt ette. See veebikas on selline nagu ta on, et loodetavasti saab ta mingi aeg nüüd välja vahetada ka. Valgustab valged pinnad üle. Midagi on juba näha, mis siin on, eks ju, rolli nurgal. Et teeme paki lahti. Tegu on siis sellise lihtsa vidinaga nagu USB hub. USB 3-le peaks ta mõeldud olema. Tõenäoliselt oleks ta Eestist ka kätte saanud kuskilt, aga tead, sealt oli põnevam ja kiiret sellega ei olnud, sest sain ajutiselt ühe teise huubi, mida ma kodus kasutada sain, aga nüüd on ta siis olemas ja vajalik oli ta just mitte siis lauaarvuti jaoks, kus on piisavalt neid paganama augukesi, kilekotte tuleb juppaaval välja, vaid läpaka jaoks, mis on töömasin ja siis kilekott tuli enne ja siis tuli selline pisikene huu ja sai vist võetud, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis pikema kaabliga ehk siis meetrise kaabliga oli seal ka mingi lühem asi, et see teab, kas see nüüd meetri välja annab, teoorias nagu annab ja mõeldud siis, ega see midagi keerulist ei ole, on USB ots, USB 3 siis ja siis on 3 USB otsa siin ja üks USB ots on veel siin otsa peal ja mini USB on ka siin täitsa olemas, nii et suskame ta korra sisse, vaatame, kas äkki mõni tuli või vile põlema läheb. Vile vist ei põle, ping tegi igal juhul. Juuda jäi eetrisse ka ja pisikene sinine täpp põleb, et tõenäoliselt siis töötab. Tegelikult saab seda isegi proovida. Mängupuldist puhast võtma. Vaatame, kas ta teeb. Võtab vooluga taha siit kaudu. Võiks tule küll, et Xboxi ketas läks siin peal põlema, nii et tundub, et töötab. Vot, selline väike vigur, oleme järgmiseks epideemiaks valmis. Oli kindlasti seal ka mingid soodsamaid vidinaid, aga see tundus nagu Orico, ma ei tea, mingi kaubamärk ka olevat ja tootevalik, mida nad pakkusid, tundus pädev olevat, nii et sai selline võetud. Vot nii, et andke tulla järgmise lainega, ma olen peaaegu valmis. Ongi kõik, täna rohkem ei räägi, laigi video ära ja võib-olla saad järgmist videot veel kunagi näha, aga väga palju pakke ma enam tellinud ei ole, pole telliselt enam midagi. Toots olen ja varsti jälle.